Kui inimene jõuab meeleselguseni, siis on see nagu kuu peegeldus vees. Kuu ei saa märjaks, vesi ei lähe katki. Kuigi valgus võib olla suur ja lai, mahub see ära pisitillukese veepiisa sisse. Terve kuu ja ääretu taevas viibivad rohutilgale langenud kastepiisas või jääpurika otsas rippuvas veetilgas. Nagu ei löö selgus puruks inimest, nii ei tee ka kuu valgus vee sisse auku. Inimene ja selgus ei hülgi teineteist, nagu ei hülgi kastepiisk või veetilk taevast ja kuuvalgust. Võib-olla see on hoopis niimoodi, et sellist teksti lugedes ma ei teegi mitte midagi. Vaid lihtsalt olen ja lasen meelel klaar olla. Aga see seisund jääb alles, eks ju, tasapisi teisenevana, eks ju, ja siis sealt mingil hetkel hakkavad kujundid ja pildid nagu välja. Algus oli tegelikult väga lihtne. Algus oli Rein Raue ettepanek. Ja kuna me mõlemad, nii Märt Mattis kui mina, me oleme ju Reinuga teinud erineval kombel koostööd ja siis see ettepanek saigi nagu kuidagi väga orgaaniliselt ja kergelt vastu võetud. Minul on Toogeni filosoofiaga väga lähedane, väga lihtne seos, sellepärast, et ma elan juba peaaegu 30 aastat edasi-tagasi nagu muistaega linnas, muistaega metsas, kui võimalik, siis metsas rohkem. Kui sa elad metsas, kui sa elad looduses, siis see Toogeni filosoofia, see kõlab peaaegu nagu loodusseadused. See on niivõrd enesest mõistetav, niivõrd lihtne, et ma ei pidanud üldse 2 korda mõtle, kas ma tahan nagu selle ideega kaasa tulla või ei taha. Ma kohe tahtsin. Ma ei tea, kuidas sinuga? Jaa, samamoodi, et oli väga kerge sellele väga meeldivale ettepanekule jah öelda. Ma arvan, et minu jaoks võib-olla kogu see protsess algas siis, kui ma kunagi käisin Reinu loengutes Helsingi ülikoolis, samal ajal siis õppides Sibeliuse akadeemias. Ja paralleelselt käisin kuulamas ka japanoloogia loenguid ja just, et Toogenist rääkis seal Rein ka üsna põhjalikult ja siis kursuse töö juurde kuulus ka see, et oli vaja üsna korralikult süübida nendesse tekstidesse, mida käsitleti muuhulgas siis selles Toogeni omasse. Ja selles mõttes, seda laadi mõttemaailm on mulle olnud nagu väga pikka aega, väga lähedane, enam-vähem nagu murdeast peale. Ja ma arvan, see, mida Peeter ütles, et see on nagu väga, väga hea nagu perspektiiv sellele mõttemaailmale, et mingi selline et seal on midagi nagu tegelikult väga praktilist, midagi ääretult praktilist, et võib-olla ongi sellest seda nagu lääne mõttes vale nagu filosoofiaks nimetada, sest et on mingit pidi on tõesti nagu selline elamise viis võib-olla isegi rohkem. Ja tegelikult on huvitav see, et mind kutsuti umbes täpselt aasta tagasi Jaapanisse ühele põhilisele kaasaegse muusikafestivalile Takefu linnas ja seal lähedal on Soto Zen'i peatempel Eiheiji ja ma olin sellest mingisugune 15 kilomeetrit, nii et ma siis võtsin öömaja sinna lähedale ja siis veetsin seal ka päris tublisti aega ja see oli muidugi täiesti selles mõttes raputav elamus, et ma nagu tutvusin selle kohaga ja elasin tasse sisse nii päeval kui öösel või mitte nüüd päris öösel, aga pimedal ajal ja et nii, et kui kõik need külastajad on ära läinud ja see koht nii-öelda jääb nagu üksinda, et see oli tegelikult midagi nagu väga-väga nagu lummavat ja mõjuvat, et kus see kõik siis nagu praktikasse on pandud seal mägede vahel, looduse keskel, ma arvan jah, et eestlasele väga arusaadaval moel on ju, et olulised asjad sünnivad looduse keskel ja sünnivad sellest väga intiimsest suhtest loodusega.
seepärast, et kuskil võib-olla 8.-9. klassis koolis käies, eks ole, siis just nagu gümnaasiumi hakatuses. Ma tundsin päris suurt huvi Aasia kultuuriloo vastu ja lugesin, meil oli kodus väga korralik raamatukogu, saksakeelne küll, mis mu isa kasuisast jäänud. Seal oli kõik võimalik Hiina filosoofide tõlkeid ja nii edasi. Ma lugesin seal raamatut ka Jaapani, lugesin Zenni kohta. Ja siis ühes raamatus ma mäletan, et seal suhteliselt väga vana raamat, sel ajal Dogen oli läänes päris tundmatu. Seal autor kirjutaski, ütles, et Dogen, et see on väga huvitav, see on kohutavalt sügav, ka nii äärmiselt keeruline, et isegi jaapanlased ise ei saa sellest nagu õieti aru. Ja siis mina siuke 15-aastane nolk mõtlesin, et no, aga mis seal ikka? Uurime välja, milles see keerulisus siis seisneb. Ja vahelduva eduga selle teema juurde aeg-ajalt tagasi tulles ja nii edasi ja nüüd võib-olla viimased 20 aastat äkki nagu veidi püsivamalt olen tõesti Dogeniga üsna palju tegelenud ja pean ütlema, et see on niisugune pidevas muutumises olev protsess. Te võite siis mõlemad öelda kunstnikena, kui ma teid mõlemaid niimoodi ühisnimetajana kunstnikeks siin tituleerin, et see Dogeni filosoofia on midagi seesugust, mis on teis olnud olemas loomulikuna juba enne seda, kui te võib-olla väga täpselt nende Dogeni tekstideni jõudsite, et nendeni jõudes see tundus niivõrd loomulik ja orgaaniline, et selles rütmis ja selles mõtte ja filosoofia rütmis midagi väljendada läbi oma kunsti oli pigem tiivustav kui mõtlema panev, pidurdav või keeruline. Ja päris kindlasti. No nagu Märt Matis ütles, et juba murdeeas sa nagu hakkasid nende teemade poole triivima. Tundub, et me murdeeas murdusime mõlemad siis natukene samasse suunda, sellepärast, et mina hakkasin murdeeas tegelema muude huvitavate asjade kõrval ka Jaapani tushimaaliga, siis sealt edasi ma nihkusin üsna loogiliselt hieroglüüfika suunas, leides, et nagu visuaalkunstnikule piltkiri peaks olema elementaarne hariduse osa. Ja siis mingil perioodil ma nuusutasin ka natukene klassikalist hiina keelt. Jaapani keelt oled sina ju vist päris põhjalikult õppinud, eks? Mingil määral, jah. Et mulle tundub küll, et meis oli nagu kõik valmis nagu selle töö ettevõtmiseks, tõtt-öelda sel kevadel, kui ma läksin kaameraga välja Kütiorus ja hakkasin seda kui see võtteperiood algas ja ma hakkasin pildistama, siis ma tõtt-öelda imestasin, et huvitav, et miks ei ole küll juba varem ma nagu selle liini peale sattunud, kuigi tegelikult mis ei. See oli nüüd rohkem kui 30 aastat tagasi, siis kui Rein oli Nukuteatris dramaturg. Siis me plaanisime taga koos ühte sellist teksti- ja fotoprojekti ühe Jaapani renga põhjal, Nanibito Fusura renga. Ja see isegi sai peaaegu valmis, aga paljudel erinevatel põhjustel me ei jõudnud nagu selle esitamiseni. Aga siis, kui ma pildistasin, siis nagu poole selle töö pealt ma avastasin, et tegelikult mul ei olegi väga palju enam midagi vaja juurde pildistada, sellepärast, et aja jooksul oli nagu seda materjali, mille pealt nagu seda näitust teha, seda oli kuhjunud nii palju, et
põhiline aeg, mul kulus rohkem aega selle olemasoleva materjali läbisorteerimise kui tegeliku võtteperioodi peale. Aga mis teie mõlema jaoks nüüd eraldi on selle Toogeni filosoofia selline väljanoppe, mis teid on inspireerinud teksti põhjal näiteks või mingi mõttetera põhjal või mingi muu sellise koondmõtte põhjal? No ma arvan, et mis on see Toogeni suur võlu on, et ta tegelikult mingid asjad sõnastab nagu väga poeetiliselt ja mingis mõttes nagu väga täpselt, et mis mind on nagu muusikas näiteks nagu väga pikka aega huvitanud, on mingi selline nagu sügavuti sisse minek väga väiksesse elementi ja ütleme, see Toogeni kujund on ju sellest veetilgast, milles peegeldub terve maailm, et see mingit pidi see on selline väga kaunis nagu sedalaadi mõtlemise nagu sõnastus või selline poeetiline kujund, et mingi pidi on väga lihtne nende Toogeni teemadega selles mõttes nagu tegeleda, et ma ja ka Peetriga selles mõttes koos teha, et ma näen ka Peetri piltides seda väga sarnast nagu kunstilist impulssi, mis nagu seda nagu nii Toogeni mõttemaailma kui meie tegemisi nagu läbistab, et see vajadus kuidagi tõesti minna kuhugi sügavale sisse ja näha seal seda nagu suurt plaani, et kuidagi paradoksaalsel kombel, et väiksesse sisse minek avab selle suure. Ma arvan, see on üks minu jaoks väga oluline selline Toogeni mõttemaailma üks selline perspektiiv. Ei saa üldse vastu vaielda. Et jah, tõepoolest see, ütleme, Toogeni filosoofia on nüüd see aspekt, et kõik on protsess, kõik on pidev protsess, pidev voolamine, eks ju, ja eri olukordade teisenemine ühest teiseks ja et maailm tegelikult ei ole nagu liigendatav autonoomseteks objektideks, vaid et kõik on omavahelises seoses. Seda nagu see on aja jooksul mulle mingisuguseks enesestmõistetavuseks kasvanud ja ma arvan, et seda on praktiliselt kogu mu loomingus ka tunda ja tajuda. No näiteks tal on seal üks niisugune koht, kus ta ütleb, et küttepuud muutuvad tuhaks, aga ei ole nii, et enne olid küttepuud ja pärast on tuhk, sellepärast, et küttepuude, et see muster, kuidas tegelikkus on organiseerunud küttepuudeks, see on just praegu, just siis, kui on küttepuud ja hiljem, kui tegelikkus on organiseerunud tuhaks, siis on just praegu tuhk ja ei ole nii, et tuhal on oma enne ja pärast, küttepuudel on oma enne ja pärast, aga nad mõlemad, need mustrid on sellest ära lõigatud. Ja Toogen ütleb, et see ei ole niimoodi, et kui meil näiteks praegu on suvi, et siis see suvi muutub sügiseks. Et see sama suvi, mis oli, et see nüüd muutub järsku sügiseks, vaid et see nii-öelda asjade muster, kuidas praegu on, et seda me nimetame suveks, eks ole, tähendab, ja siis hiljem tuleb üks teine muster ja seda me nimetame sügiseks, aga et see niisugune protsess, et me ei saa ütelda, et on miski, mis säilib samana nagu läbi selle muutumise. Ja see on minu meelest nagu väga oluline mõte, aga see on ka ühtlasi siuke koht, mida tõesti kõik, kes on Toogenit lugenud, nagu kohe tunnevad selle ära. Kas teil oli ka kuidagi nii, et te vahetasite omavahel siis neid loodud helisid ja pilte või te kumbki töötasite eraldi tekstidega? Me olime mingil määral dialoogis küll jah, et jagasime, mida me nagu teinud oleme, mis suunas me nagu mõtleme.
Aga ma arvan, et võib-olla oluline on see, et me ei ole ju nii nagu Togeni filosoofia järgi võiks seda sõnastada nii, et me ei ole ju ka ise loojatena sellised isoleeritud hetked, kes nüüd nagu kuidagi tegeleme nagu järsku ära lõigatult selle asjaga, vaid me oleme ka nagu mingi protsess, millel on päris tugev nagu juba taust ja ajalugu mingis mõttes ja see mängib ju loomulikult kaasa siis selles, mida me ka praegu teeme, selles praeguses hetkes, mis on ka osa nendest meie eelmistest hetketest loojatena. Ja minu jaoks on see Togeni asjadega tegelemine mingis mõttes nagu pigem nagu dialoog nende tekstidega, et ma teen nagu seda oma asja, ma vahepeal nagu mõtlen selle nende Togeni kujundite peale ja see on nagu selline, et see ei saa öelda, et see nüüd täpselt tuleb siit või algab siit või lõpeb sellega, vaid et see on kuidagi nagu selline, see on vastastikku põrgatamine nii Togeni tekstide kui Peetri piltidega, ma ütleks, et nii see kuidagi see asi sünnib, aga meil kõigil, ma arvan, on see oluline seos, et see on palju nagu pikem ja sügavam ajalugu selle taga, et miks me üldse selliseid asju teeme, nagu me teeme, Kusjuures mulle tundub, et me oleksime täitsa rahulikult võinud teha seda ka omavahel nagu üldse ilma suhtlemata, sellepärast et me oleme, tegelikult me oleme ju koostööd teinud küll ja küll, me teame kaunis hästi, kuidas teine mõtleb, millest ta mõtleb ja võib-olla mõnikord proovimegi niimoodi, et paneme mingi majaka kuskile püsti ja siis ütleme, et saame aasta pärast seal kokku ja paneme asja kokku. Nii oleks ka võinud teha. Aga jah, me ikka nagu peegeldasime, põhiliselt me suhtlesime, põhiliselt me nagu rääkisime, fantaseerisime, nagu kuidas seda võiks üles ehitada. Mind näiteks väga kütkestas Märt Matise idee, et heliteos nagu lõigata lahti näiteks pilligruppide kaupa, eks ju, ja siis nagu neid niimoodi täiesti eraldi kõlada lasta, eks ju, ja need vestlused, need tegelikult hoidsid veel omakorda niisuguse, ütleme, et see oli nagu selline vahetum inspiratsioon, aga päris kindlasti me kumbki ei Märt Matisega mina, me ei illustreeri mingil kombel Togenit. Ja võib-olla teine oluline asi, mis ma arvan, millest me kohe leidsime ühise meele kolmekesi, et me ei tegele nagu eksootikaga, et see veidi ei huvita. Meid ülemäära ei huvita see fakt, et Togen juhtumisi on Jaapanist pärit ja tema see taust on nagu selline jaapanlik kultuuriruum, mis mingit pidi on ju väga popp asi, aga meid pigem huvitab see, et kuidas see nagu harmoneerub ja suhestub nagu selle meie enda asjadega, et seal nagu, ütleme, ülemäära seda Jaapani kultuuri konteksti nii väga isegi vaja nagu justkui ei ole, et see on pigem nagu Peeter ütleb, et seal Kütijärus elades on see sama Eiheiji on temal nagu seal, on ju, et minul on ka mingid oma kohad samamoodi ja nii see asi nagu. Aga milliseid selliseid seoseid te enda jaoks leidsite, ütleme selle Jaapani filosoofia ja selle eestimaise hingekäsitluse vahele, et kas te leiate, et need on kaks äärmiselt erinevat asja või on nad oma ürgolemuses ja oma inimsuses kuidagi väga siiski loomupäraselt sarnased ja selliste analüüside ülesed üleüldse laiemalt? Nad on väga sarnased, seal minu meelest ei ole mingisugust sellist põhimõttelist vahet, ühesõnaga need erinevused, need on just nimelt nagu, ütleme, esteetilist ja sellist, ütleme, detaili pidi. Ja minu meelest praegu nüüd 70-ndatest alates on hakatud ju nii India kui Hiina kui Jaapani tekste nagu küllalt intensiivselt eesti keelde tõlkima. Tao Te Chingi on meil eesti keeles just ju vist 5 tõlget lausa või. Ja sealt nagu ilmneb see, et neid tekste on eesti keelde palju kergem tõlkida kui näiteks Indoeuroopa keeltesse, sellepärast et
Noh, see on nüüd muidugi teema lingvistide jaoks, millest see täpselt nagu tuleb ja tõukub, aga eesti keeles lihtsalt on palju rohkem võimalusi jätta nagu mõisted ja mõtted lahti, mitte liiga täpselt ära fikseerida, vaid säilitada seda mitmemõttelist poeetikat, mis iseloomustab nii Jaapani kui Hiina traditsiooni. Et võib-olla ma natuke kommenteeriks veel seda, et üks asi on see, et Jaapani maailma nagu ei saa ka kuidagi nagu päris nagu ühe mütsi alla panna, seal on nii palju erinevaid aspekte. Ja näiteks mind ei ole kunagi väga huvitanud see Jaapani selline väga urbanistlik pool ja popkultuur, et mitte ma seda kuidagi hukka mõistaks, aga see lihtsalt ei ole minu teema. Kui ma Jaapanisse lähen, ma pigem lähen sellistesse looduslähesematesse ja väiksematesse kohtadesse. Aga mis on huvitav, on see, et Jaapanis on ju selline ilukategooria, mida on sõnastatud ka nagu hämaruse ilu, mis see kuulus Junichiro Tanizaki essee, et varjude ülistus. Mis on ka eesti keeles on olemas. Jah, just. Et seal põhimõtteliselt räägitakse ka nagu päris palju sellisest meie mõttes vanast taluarhitektuurist, mis on nagu täpselt nagu meil nagu niivõrd sarnane. See selline rehielamukultuur, kus on väga hämar, väga varjuline ja selle ilu, ma arvan, et see on meile midagi väga omast. Ma mäletan, kui ma esimest korda Jaapanisse sattusin, siis kui ma esimest korda sattusin shintoistliku templi kompleksi, siis mul oli ka täitsa nagu suu jäi lahti, et see on nagu mingi Eesti talud, nagu Rocca al Maresse oleks sattunud, et täpselt sellised nagu tuttavad palkmajad, natuke rohmakad, et mingid pidi selline väga samad aistingud. Ja selline väga talupoeglik esteetika, ma ütleks, mis on seotud sellise looduses elamise ja lihtsa eluviisiga, et kuidagi see on see nii tugev alus, millele see kõik nagu üles ehitub, et ma arvan, et see on see pind, mis meid seob nagu väga tugevalt ja ühesõnaga, et mitte ainult kirkus, vaid ka hämarus ja varjud on olulised, ma tahan seda öelda. Ja tegelikult hämarusest ja varjudest ma olen suures osas selle näituse töödest ka just nimelt lähtunud. Ja siis, kui ma lugesin seda Maret Nukke tõlgitud varjude ülistust ja ma jõudsin seal selle niisuguse üli pika ja emotsionaalse kemmergu kirjelduseni, siis see tuli nii tuttav ette, ma hakkasin tundma, ma järsku tundsin kõikide Eesti talukemmergute lõhna. Aga miks ka mitte? Kõikide selliste assotsiatsioonide vabadus on ju täiesti asjakohane. Sest kui me nüüd näiteks räägime sellest, kuidas Dogen kõlab tänases päevas, siis on ta üles leitud näiteks keskkonnafilosoofia poolt ja näiteks need, kes seal on süvaökoloogilised filosoofid nagu Arne Näss näiteks ja nii edasi, tähendab tema ideid ja Dogenit väga sageli on võrreldud ja kogu see ütleme 20. sajandi viimase otsa filosoofiast kuskil Derridaast ja Deleuze'ist rääkides, kõik need D-tähega mehed nii ütelda, et nemad tulevad välja mingisuguste asjadega, mis nagu tunduvad lääne kontekstis, et need on nagu tohutult uudsed ja niisugused enneolematud, aga kui me nagu hoolega uurime, siis leiame, mitte ainult Dogeni puhul, aga tähendab teistest vanadest autoritest palju üles ja ma arvan, et Dogen on tegelikult esitanud väga palju selliseid väiteid, mis praeguse aja filosoofide suust kõlavad kui radikaalsed uuendused. Et pigem sellised orgaanilised põimumised, kui te nüüd peaksite sõnastama selle, et kuidas see näituse projekt siis sellisena, nagu me ta siin Hauska galeriis avame ja nagu me teda esitame,
kuidas ja millest ta võiks kõneleda meie tänases ühiskondlikus ruumis, mida ta võiks öelda vaatajale, nii siis individuaalsel tasandil, aga pigem siis sellisel ka laiemal tasandil. Mis see sõnum oleks? Eks kogu see näitus, kogu see projekt, täpselt nagu Toogeni tekstidki, et räägivad ikkagi protsessidest ja nagu olukordade sulandumisest nagu järgmisteks olukordadeks, järgmisteks situatsioonideks, kus mitte miski maailmas ei ole isoleeritud, isegi mina mitte, minu isiksus, minu geenius, mis eriti valgustusajast saadik on muutunud minu meelest selliseks luululiseks asjaks, et millegipärast me oleme nagu harjutanud ennast mõtlema niimoodi nagu mina oleks mingisugune täiesti eraldi välja tõmmatud tükk nagu kõigest mitte minust, eks ju, ja siis ühtlasi nagu inimkond oleks veel omakorda välja tõmmatud nagu loodusest, eks ju, kogu sellest ülejäänud eluringist, mis on ikka omajagu absurdne mõtlemisviis. See on, ma arvan, et üldse õhtumaadel oleks nagu aeg uuesti õppida endale aega võtma ükskõik milleks. Et kui ma vaatan praegu mis tahes galeriis või muuseumis, ma just tulen Veneetsia biennaalilt ja see oli küll selline mulje, et isegi kunstiteadlased ja kuraatorid, kes seal käivad, et nad teeksid nagu mingisugust tükitööd, et võimalikult kähku, võimalikult rohkem jõuda. Loomulikult tuleb aega võtta, sellepärast, et kui sa ei võta endale aega ükskõik mille jaoks, ega siis tegelikult ei juhtugi midagi, sa lihtsalt tormad läbi kõige ja paned endale jalga taha kogemata. Jah, ma arvan, et mitte ainult selle näituse jaoks, vaid üldse nagu võiks nagu aega võtta, et see võib-olla võiks olla üks selle näituse nagu sõnumeid, et mis see hetk nagu on, et kuidas sellesse hetke sisse minna, et et see on ka teatav meetod, teatav praktika mingis mõttes, et seda vähemalt tasub seda proovida, kui mitte võtta nagu eesmärgiks. Kõige lühem, kõige põgusam ja üürikesem hetk on tegelikult lõpmata pikk. Ka ma arvan, et neid lõpmata pikki hetki me üritame siin siis selle näitusega provotseerida ja tegelikult see näitus jääb ka japanistika konverentsi raamidesse, mis sellel ajal ju Tallinnas toimub, kui me näituse avame. Nii et me ootame siia ka huvitavat konverentsi publikut ja ka japanlasi endid, nii et see nende mulje või aistingud ja tõlgendused, mis selles näituse ruumis tekivad, ma arvan, et me püüaksime neid kindlasti ka salvestada ja näha ja vaadata, kuidas nemad seda vaatavad, mismoodi teie nagu sellesse nende maailma vaatate. Ja samamoodi on meil ka kavas selle näitusega siis edasi minna Zürichisse ja ka natukene Šveitsi publikule seda sama teenust pakkuda, et aeg on vaja maha võtta, eks ole. Et aga suur aitäh teile selles kõneluses osalemast ja kui teil on midagi äärmiselt olulist, mis tundus, et jäi sõnastamata või ütlemata, siis on teil veel üks hetk ja võimalus seda teha või sai meil peaaegu, et kõik räägitud. Jätame selle kõige olulisema võib-olla saladuseks. See jääb näituse saali. Seda saab siia vaatama ja kogema tulla. Just, teeme nii. Aitäh!